Sõbrad, ma ei pöörduks teie poole sellisel viisil, kui teema ei oleks tõeliselt tähtis või oluline. Minu 10-aastasel pisikesel sõbral Sebastianil on diagnoositud ülimalt haruldane Duchenne lihasdüstroofia. Kuna tema tervislik seisund halveneb iga päevaga ja ravi sobib ainult nendele lastele, kes iseseisvalt kõnnivad, siis Sebastiani ajaaken hakkab sulguma. Kui Sebastian oli 2,5-aastane ning käis lasteaias, märkas õpetaja, et poisi liikumine on võrreldes eakaaslastega aeglasem, jooksmine väsitas teda kiiremini ning igapäevased tegevused muutusid vaevaliseks. Mille peale mina käisin Sebastianiga tasulise füsioterapeudi juures, kus füsioterapeut leidis, et kõik tundub korras olevat. Öeldi, et ei, et kõik on hästi, et muretsemiseks pole põhjust, et ta meil väike ja areneb, et küll jõuab. Kuni oli siis vara sügis, aasta 2020, kui läksin Sebastianiga uuesti perearsti vastuvõtule, pealt näha üpriski tavalise murega, milleks olid siis kõhuprobleemid ja võeti vereproov ja vereproovist tulid välja väga kõrged maksanäitajad, mille peale meid kohe suunati Tallinna lastehaiglasse. Öeldi, et on halvasti, tulge haiglasse. Ema läks Sebastianiga haiglasse, täiendavasse kontrolli, nad olid seal 4-5 päeva. Kuni siis lõpuks 5. päeval saime kahtluse Duchenne lihasdüstroofiale. Uudse lootust andva geeniravi maksumus on 2,5 miljonit eurot. Tervisekassa ravimaksumust ei toeta. Ligikaudu pool vajalikust ravirahast ehk 1,26 miljonit eurot on olemas tänu Sotsiaalministeeriumi poolt Tallinna lastehaigla toetusfondile harvikhaiguste raviks eraldatud summale, mille peab vastavalt seaduses ette nähtud korrale ära kasutama 2025. aasta jooksul. Sebastiani raviks vajaminevast kogusummast on puudu circa 1,24 miljonit eurot. Tallinna lastehaigla toetusfond koos Sebastiani perega palub südamest kõigi Eesti inimeste abi, et Sebastiani ravi toetada ning anda poisile võimalus elada. Iga annetus on oluline ja annetada saab kaudse toetusfondi kodulehelt.